Geeniuse digisaadet toetab Kuulbett. Alati mängus. Tere, head kuulajad, alustab 30. oktoobri Geeniuse digisaade, kus on täna Meelis Väljavaja, Glenn Pilvre ja Hans Lõugas ja räägime sellest, nagu ikka, mis on meile viimast nädalast jäänud hingele ja mida ootame uuest nädalast tehnoloogia maailmast. Esiteks on meie käte vahele jõudnud uus virtuaalreaalsuse komplekt, mis võib-olla muudab maailma, aga võib-olla ei muuda. Vaatame ette, kuidas tuleb uus protsessor võib-olla välja, mis muudab maailma ja võib-olla ei tule ja võib-olla ei muuda. Muidugi räägime Xiaomi'st, Meelise lemmikteemast, uutest kõrvaklappidest, ühest ekraanist, kuulajakirjadest ja võtame ette väga olulise teema kütteperioodil on tehnika, mis kodus aitab meil hoida mõnusat sisekliimat. Ja alustame siis sellise väikese õrritusteemaga, sest Glenn kuulajad küll ei näe, mina näen, Glenn istub praegu oma toas, tal on ees tavaliselt prillid, aga silmad ümber on peaaegu nagu randid juba jäänud, kulunud, et Quest 3, Meta Quest 3 uus komplekt on sul juba näos istunud. On nii, Glenn? No on jah, jõudis kohale, võtsin karbist välja, panin ette ja ei tahakski rohkem pikemalt rääkida, ütleme niimoodi, et nende aastatega on ikkagi toimunud progress. Et mul oli võrdlusmoment, esmane oli mul kohe siis Quest 1-ga, 2 jäi mul kuidagi suhteliselt vahele, et Quest 1, kes on meie saateid kuulanud, teab, et see on olnud mul mitu aastat riiulis ja ma võtsin selle testiks lihtsalt korraks välja ja siis võrdlesin ka Quest 3-ga. Ja on küll, ägedam on ta kindlasti. Ta on väikesem, ta on parema resolutsiooniga ja mis muidugi mulle esmamuljena on selline kõige rohkem nagu vau-efekt ongi see, kui tore on just nagu see päris reaalsuse ja siis selle virtuaalse reaalsuse kokkupanek, ehk siis nimetame seda siis liitreaalsuseks, sest need kaamerad on ikkagi oluliselt parema kvaliteediga ja see ümbrus, mida sa siis näed nendes prillides läbi nende kaamerate, on ikka nii palju hea, et isegi sul on võimalik lausa telefoni ekraani teksti lugeda läbi selle kaamera. Et sa pead küll panema telefoni ikkagi, võib-olla mitte päris poole meetri kaugusel natukene lähemale. Kui see on sul selline mõnekümne sentimeetri kaugusel nendest näost prillidest, siis sa näed ikkagi lugeda, mis tähendab seda, et põhimõtteliselt on sul nagu võimalik, ma ei tea, kas nüüd lausa seda niimoodi tööd tahaks teha, aga sul on võimalik nüüd prille eest ära võtmata vaadata ka siis arvuti ekraane, samal ajal võib-olla õhku siis kuvada mingeid muid ekraane või mida iganes, aga kogu see kasutuskogemus esmane on selles mõttes äge ja kogu see navigeerimine, ütleme see käesestide abil, mis juba oli ka nüüd enne, eks ole, see 2 tuli ja 1 tuli see tarkvara uuendusega, ühesõnaga see, et ta saab siis aru sinu nendest näpu vibutustest ja nipsutamistest ja kinnivõtmistest ja see toimib ka ikka pigem, ma ei kasutaks sõna võib-olla erakordne, aga see toimib ikkagi hästi. Nii et mul tekkis täitsa selline Minority Reporti tunne küll, et sa saadki lihtsalt sirvid ja tõstad oma tükke omal nina. Et vehid kätega ja... Vehid kätega jah, et selles mõttes toksad näpuga läbi nende kohtade, mida sa siis ekraanilt tahad vaadata ja lohistad teise koha peale ja see imepärast kuidagi töötab. Ma ei ütleks, et see nüüd mugavam kuidagi kui hiirega, et hiirega tegelikult sa saad ikkagi nagu täpsemalt võib-olla asjadest kinni võtta. Aga teistpidi selles on mingi oma äraspidine võlu küll, et ma ei tea, kas me tulevikus tahaksimegi kõik niimoodi kätega vehkida ja istuda kusagil või seista. Aga see täiesti töötab, et kahju lihtsalt, kui sa ainult kätega toimetad, siis sul ei ole nagu ju mingit tagasisidet, et ainus tagasiside on see, et sa kuuled sealt kuskilt võib-olla kõrvaklappidest mingisugust väikest tõnksu või mingit vibratsiooni lihtsalt ei ole, et pigem peaks siis võib-olla käe külge teipima mingisuguse väikse vibraatori või mingi mootori, mis annaks sulle sellise nagu tunde, et ma nüüd siis ei vajutanud lihtsalt näpuga läbi õhu, vaid vajutasin millelegi pihta, et võib-olla esimesed muljed on jah see, et seal ikka sisu on kõvasti. Mul ei ole väga palju seda aega olnud tõsi sellega tegeleda, sest et eks ta paras ajaröövel on nagu igal juhul, et kui sa ikka näpu siis käsi läheb. Kui sa seal oled nädal aega sees või 2 nädalat, siis sul on uued muljed, aga see on juba suur asi, mis sa ütled, et tegelikult see liitreaalsus on nüüd parem, sest et eelmisel metaseadmel oli ju ka see, et sa näed oma ümbritsevat ruumi, saad
suhelda inimesega, aga see kõik oli ikkagi läbi multifilmi või vanakooli filmi efekti mustvalge, hägune, kehva resolutsiooniga oli siis nagu see. No täpsustame nii palju, et ta tegelikult ühel oli ta mustvalge. Prool, mida me ju proovisime siin ka mingit aasta vist ei olnudki, aga mingi aeg tagasi, eks ole, MetaQuest Pro, seal on ta ka värviline ja seal on isegi rohkem pandud selle rõhku, aga me ikkagi räägime väga erineva hinnaklassi seadmetest, eks ole, et see konkreetne MetaQuest 3 ikkagi täna odavim versioon tuleb siis 550 euroga versus, eks ole, Pro, mis on kaugelt üle 1000. Nii et selles mõttes, ta ei too võib-olla tehnilises mõttes nüüd midagi nagu üliuut lauale, aga selles hinnaklassis kahtlemata ta seda teeb ja tegelikult nende prillide või ekraanide resolutsioon, kui ma nüüd ei eksi, peaks olema ju suurem isegi marginaalselt, et see on ikkagi senistest sellise hinnaklassi seadmetest kõige teravam, et mis on oluline, et teine oluline pool on vaateväli ka, et ma ütleksin 2 sellist märksõna, mis selle virtuaalreaalsuse puhul ongi pigem resolutsioon ja vaateväli, et kui sul on nagu ühe puhul on suhteliselt kitsas vaateväli ja kehva resolutsioon, siis ongi selline akvalangisti tunne, eks ole, kes kuskil vee all vaatab läbi mingisuguse oma pisikese illuminaatori. Aga tead, mis sa mainisid, need aspektid, neil on juba tegelikult suur vahe, et kui Quest Pro tuli eelmine aasta vist välja, umbes täpselt oktoober 2022 siis ja hind oli vist 2 või 3 korda kallim, kui sellel Quest 3-l, siis see resolutsioon, kui ma nüüd täpselt vaatan, siis tegelikult on Quest 3-l uuemal, odavamal on kõrgema resolutsiooniga pilt, nii et see nagu progress toimib. Jaa, toimib, nii et aga ärme siis võib-olla isegi takerdusi ja rohkem jätame siis ikkagi nüüd põnevust, et anda selline hinnang, kas see tuleks nüüd ka riiulile seisma panna järgnevateks kuudeks ja aastasteks või mitte. Just, anname järgmine nädal kindlasti või ülejärgmine nädal suurem ülevaate ja järgmine teema, millest me anname ka kindlasti järgmine nädal hoopis suurem ülevaate on see, et mida Apple täpselt kavatseb esitleda. Kutsed on välja saadetud siis täna 30. oktoober, aga Ameerika järgi õhtul peaks tulema mingi suur toote esitlus ja ilmselt uute Mac'idega seotud. Ega me ju täpselt ei tea, mis seal on, aga spekulatsioonid keskenduvad selle, et peaks välja tulema nende enda sülearvuti või üldse arvutiprotsessorite uus põlvkond M3 ja kõik numbrid ja näitajad on selline puhas kõhu tunne praegu, aga eks M3 on ilmselt veel parem kui M2 ja M1, et see on ainuke asi, mida saab kindlalt praegu öelda. No siin võib-olla võiks ka öelda seda, et kui mingil ajal, ma nagu tahaks, vähemalt mul on selline tunne, et need protsessorite kiirused võib-olla tavalise inimese jaoks ja ka meie jaoks, kes ei tegele võib-olla igapäevaselt selliste ülirenderdamistega ja teab mis asjadega, ei omanudki nagu võib-olla väga suurt kaalu, sest et juba M1 oli ju väga-väga kiire ja nii edasi, aga võib-olla hakkab see kõik mängimagi rolli, kui ikkagi jõuab ka see sama AI kurikuulus lõpuks nii palju siis meie lokaalsetesse seadmetesse, et seal kindlasti avab see sellise uue ukse, miks jälle siis ilmselt on protsessorite kiirused olulised võib-olla. Täna see ei ole veel päris kätte jõudnud, aga ikkagi on juba jõudmas, eks ole, sest et järjest enamatesse teenustesse hiilib see sisse. No just üks on AI ja jõudlus ja teine on tegelikult lõpuks sellega sama jõudlus ja kui palju kulub elektrit selle peale, ehk siis mis või M1 ja M2 siis selle järel ikkagi põhiline väärtus on olnud, et see on sülearvuti, mis ajab kõik asjad ära ja sa ei pea seda laadima rohkem kui ainult öösel. Päev otsa teed kõike, mis tahad. Vaatame, lubame, et me kindlasti järgmine nädal võtame ette ja analüüsime, mida siis Apple näitab ja kui see on M3 ja miks ta oluline on. Lähme räägime parem veel uudiseid, mis on siin äsja juhtunud. No Meelis, avame Xiaomi rubriigi. Ja mina kui väidetavalt Xiaomi fanboy, keda ma tegelikult ei ole, aga eelmine nädal me rääkisime sellest, et nüüd kus kella ülevaade on tehtud, siis rohkem me Xiaomist tükk aega rääkima ei pea, sest neil ei ole midagi tulemas, aga üllatus tuli ja huvitav on see nagu selle poolest, et Xiaomi siis tõi turule või kuulutus välja tegelikult 2 uut telefoni, Xiaomi 14 ja Xiaomi 14 Pro ja
ja trend on millegipärast selline, et kui tavaliselt vanasti käis niimoodi, et kõik tootjad tõid oma lipulaevad turule niimoodi korra aastas või ütleme enam-vähem iga 12 kuu tagant, eks ole. Ja Apple ja Google teevad seda siiamaani, siis Samsung ja nüüd ka Xiaomi on muutunud järjest kärsitumaks. Ma ei tea, kas küsimus on siis selles, et see ülemaailmne nutitelefoni turg kukub ja müügid langevad, aga nad ei suuda nagu seda aastat ära oodata ja nüüd ka siis Xiaomi 14 mudelit tulid müügile 10 või kuulutati välja 10,5 kuud peale siis selle, ehk siis 1,5 kuud vähem kui aasta peale 13 mudeli välja kuulutamist, ehk siis kui 13 tuli detsembri keskele, vahelt enne jõule, siis nüüd 14 mudelit tulid nüüd. Ma arvan, et siin võib olla küsimus selles, et teatavasti väga suur osa, kui mitte enamus, ka see Quest vist, kui ma ei eksi, millest Glenn just rääkis, kasutavad Qualcomm'i protsessoreid ja traditsiooniliselt on Qualcomm pidanud detsembri alguses Hawaii'l oma suure konverentsi, kus nad uusi protsessorid näitavad. Seega nad ka Qualcomm tegi selle ürituse varem ja kohe siis peale seda Qualcomm üritust päev või 2 kuulutas Xiaomi välja uued telefonid, mis on siis esimese, mis kasutavad Snapdragon 8 Gen 3 ja loomulikult lisaks tavalisele võimsuse, väiksele võimsuse boostile on ka sellel protsessoril siis põhimärksõnaks AI, ehk siis järjest veel rohkem tehisintellekti võimalusi, mida su telefon teha oskab tulevikus. Ehk siis sinna poole me jõuab, et kui just rääkisime Mac'is, et võib-olla see uus võimsuse, uued võimsad protsessorid, mida me võime näha, hakkavad ka siis tehisintellekti vedama, siis ka siin Qualcomm'i protsessorites toimub sama asi. Ja... Aga miks see nagu, ma mõtlen pigem 13 tuli juba hiljem välja, aga 13 T-mudelid ja T-Pro, see tulid ju septembris. 13T tuli just nüüd ja tavaliselt on nagu käivad 6 kuuse sellise tsükliga. 13T tuli, tegelikult on vaata ka see, et nad on natukene samamoodi nagu Samsung teeb seda või Google teeb sarnaselt, et neil see A-seeria tuleb välja ka kuskil niimoodi mais, juunis ja siis järgmine tuleb oktoobris, ehk siis nagu tegelikult mitte päris 6 kuuse vahega. Ja Samsungil tuleb jah, nad 6 kuuse vahega, et sügisel tulevad volditavad ja tegelikult nagu jaanuaris viimasel tulevad need tavalised lipulaevad. Aga T-seeriaga on see, et T-seeria on, Xiaomi'l on 3 seeriat, üks on siis see Redmi seeria, mis on nii-öelda siis soodustelefonid, ei ole isegi mitte Xiaomi nime all, siis on see T-seeria, mis on nii-öelda inglise keeles flagship killerid või siis hea sisu suhteliselt mõistliku hinna eest ja need lihtsad Xiaomi nimega telefoni 13 või 14 ja siis ka Prod on siis need kõige, Ultra on ka tegelikult, see on nagu eriti kosmos, aga nad on siis sellised üsna kallid, aga üsna head telefonid. Ja siin on samamoodi see tavaline 14 on samamoodi nagu eelmine 13 suurus, nad peaaegu identsed, et see on millimeetri mäng ja kaalud samamoodi, et see väiksem on endiselt 6,36 tollise ekraaniga, mis on nagu suhteliselt pisike tänapäeval, eks ole, et neid väikseid telefoni on üsna vähe jäänud. Nii see on tegelikult hea. Mis on muutunud on see, et muutunud on, esiteks nad räägivad seda, et nende raam ekraani ümber on üks õhem kui iPhone'il isegi 1,5 millimeetrit, midagi sellist, eks näe, et tegelikult äge oleks, kui ta oleks väga õhuks raamiga ilus näeks välja. Aga põhiline lisaks protsessorile on see, et ekraanid on 3000 nitti, mis on sama, mis Apple Watch Ultra 2, eks ole, ehk siis nagu see võidujooks võimalikult ereda ekraani peale käib nüüd nagu täie hooga. Ilmselt on leiutatud mingid uued tehnoloogiad, mis seda võimaldavad. Ehk siis muul juhul pole see tarbis kui see, kui sa tõesti nagu üliereda päikse valguse käes vaatad telefoni. Või kui elad kuskil päikeselises kliimas. Just. Ja ma võin sellest ka pärast rääkida, et mis puutub ekraani erinevusi, aga tegelikult millest siis veel on see, et siis nad on esimesed telefoni, mille on siis Xiaomi uus MIUI asemel tulev HyperOS, mis põhineb Android 14, mis tõenäoliselt on need telefonid ka ühed esimesed Android 14 telefonid, kui me siin varem rääkisime, et Xiaomi odavamad mudelid, eriti see Redmi seeria, eelmine aasta tuli välja küll uuema MIUI-ga, aga endiselt nagu 1,5 aastat vana Android 12-ga, siis nüüd teeb Xiaomi vastupidist, üritab nagu esimesena saada kõige uuem Androidi oma telefonidele, mis tegelikult on hea. Lisaks on siis see, et alates sellest 13T seeriast nad lubasid 4 aastat Androidi uuendusi, 5 aastat turvauuendusi, et vaatame, mis nad selle uuega teevad, äkki lubavad veel rohkem, sest Google on selle 7 aastaga otsa lahti teinud ja Samsung vist lubab ka 4 ja 5, kui mälu mind ei peta. Ja kõik muud andmed on nagu tüüpilised tipptasemel telefoni omad.
võib-olla mida võib veel välja tuua on see, et akud on praktiliselt sarnased, laadimised on praktiliselt sarnased, Prool on 120 vatti juhtmega ja 50 vatti juhtme vaba ja tavalisel on 90 vatti endise 67 asemel juhtmega ja 50 vatti juhtme vaba. Aga kus veel vahe on siis see, et kaamerad on mõlemal, kui ma Prool on eelmisel aastal oli siis 50 megapiksline F1.9 lääts, siis sel aastal on ikka 50 megapiksline, aga F1.4 kuni F4.0 ehk siis muutuva avaga objektiiv on pandud sinna ette. Ja loomulikult kõigil kaameratel on Leica logod, ehk siis Leica koostöös tehakse ja nagu ma siin 13D ja D Pro ülevaates rääkisin, siis tegelikult see Leicaga koostöö kannab vilja just selles mõttes, et nad suudavad vähendada seda kõige suuremat sellist probleemi, millega maadlevad enamus kaameratootjad, et erinevate objektiividega tehtud pildid on väga erineva kammaga, erineva värviskaalaga, eks ole, ja see on nagu neil ikkagi üsna ühtlaseks tõmmatud. Samamoodi teeb ka see Hasselbladiga koostöö siis OnePlusi puhul sama asja, et ega midagi muuta väga ei tee, aga see color science või värviteadus on neil ikkagi paremaks läinud. Ja muud kaamerad on sarnased, eks ole, et samamoodi siis 50 megapiksline ülilai nurk autofookusega on Prool ja fiksfookusega on tavalisel ja 3,2-kordne optiline zoom on koos optilise stabilisaatoriga samamoodi. No ma arvan, et meil võib-olla siis lõpuks arvustust ei ole vaja teha. Räägime sellest siis, kui me oleme tegelikult väga põhjaliku pildi ette saanud nendest telefoni. Just ja tegelikult on ka see, et praegu nad on välja kuulutatud, mingi hetk nad jõuavad müügile Hiinas ja siis jupi aja pärast jõuavad müügile Euroopas, et ma arvan, et võib-olla sel aasta neid Euroopas näeme või mitte, ei oska öelda. Aga vahele põrgates ma ütlen 2 asja, mis puudutab Xiaomi't veel, et eelmine nädal rääkisin kellast ja kellaga on 2 asja, et esiteks punkt 1 on see, et mida kauem ma seda kasutan, seda rohkem ta mulle meeldima hakkas. Aga teiseks on see, et ma võtsin kõrvale Samsung Galaxy Watch 6, mis on 2000 nitti ja panin kõrvale siis selle Xiaomi kella, mis on 600 nitti ekraani järedusega. Pisin nad siin meie sellise oktoobrikuise päiksevalguse kätte, üks päev paistisin ere päike ja tegelikult ega ma vahet ei näinud, et ilmselt see praegune oktoobrikuine päikseeredus ei ole piisavalt ere, et selle Samsungi parem ekraani vahe välja tuleks. Ilmselt suvepäiksega on see vahe näha, aga täiesti mõlemad olid suurepäraselt loetavad. Ja kolmandaks asjaks, mida võib veel öelda negatiivse poole pealt on see, et see odav nahkrihm, mis selle telefoni või see kellal on, kipub juba 2 nädalase kasutamise järel vaikselt marmendama hakkama. Et õnneks on see, et kuna ta on standardpesad, siis väga lihtne on sinna leida sobivat rihma ja asendada uuega. Lähme siis edasi, ma arvan, et me oleme mõneks ajaks nüüd saanud Xiaomi'lt, kes on nagu vist aru saanud, et meil on Xiaomi rubriik ja siis pommitavad iga kuu uute telefonidega, et meil on kõvasti nüüd kajastust saanud. Räägime parem, enne veel, kui räägime veel pikematest asjadest, siis Glen, kiirelt, lühidalt, mis asi on Samsungi ekraan The Wall? Sest ma saan aru, ma ütlen ära ka, miks kiirelt lühidalt. Ma saan aru, et see on mingi üliäge asi, aga see ei ole asi, mida me keegi endale koju osta saaksime. See on tulevik. Ja isegi võib-olla, isegi tänase seisuga see natuke minevik, sest seda ekraani juba tegelikult Samsung näitas mitu aastat tagasi, et 2019 hüüti see välja ja 2020 jõudis see kohale. Tulevik on ta siis selles mõttes, et praegu on see tehnoloogia ülikallis, mikroleedist me räägime siin, millest pool tehtud on, eks ole. Et mikroleed on ülikallis ja ka kõik nagu tööstusega kursis olevad inimesed ütlevad, et see peaks olema see tehnoloogia, mis asendab siis nii tavalise LCD või LED-i ja ka OLED-i kunagi, kuna ta sisaldab korraga nii OLED-i tugevusi kui ka siis LCD tugevusi, eks ole, ja jätkuvalt käivad jutud, et Apple, kui Samsung alustas nagu selle Walliga siis väga suurtest telleritest oma mikroleedi tootmist, siis Apple püüab teha sama asja ja alustada Apple Watchist. Siiamaani me ei ole ühtegi mikroleedi ekraaniga Apple Watchi näinud, aga äkki me mingil hetkel ikkagi näeme ja järjest rohkem tekib ka kuulda jutte, et Samsung ikkagi teeb ka oma järgmise või ülejärgmise nutikella mikroleedi ekraaniga. Aga nüüd me lasen Glenil rääkida muljetest. No jah, muljed on lihtsalt selles mõttes väga, väga konkreetsed, et mina olen seda Walli küll õnneks või kahjuks ka erinevatel messidel näinud, sest Samsung, nagu ma juba mainisin, on seda näidanud siin ja seal. Aga miks me sellest täna räägime, on väga, väga kohalik uudis, et nimelt eelmisel nädalal siis sellises toredas muuseumis, mille nimi on siis Poco või
Art Contemporary Art Mootsa kunstimuuseum eesti keeles öeldes, mis on väga tore ja äge ettevõtmine, pean tunnistama, mina ei olnud sellest üldse ennem kuulnud. Sellele on aluse pannud Linnar Viik, asub Tallinna kesklinnas ja igaüks võib sinna sisse hüpata ja vaadata seal erinevaid asju, mis kõik liigituvad popkunsti alla. Aga nüüd siis on sinna alla pandud ka liigituma selline, noh siis, kuidas ma ütlen, virtuaalne võib-olla vale sõna, aga selline liikuv visuaalse kunsti näitus, mis siis just nimelt on selle sama ekraani peal, millest me rääkisime. Just. See on digitaalne, sest see asub ikkagi, mitte ei ole välja trükitud kuskil kangale või näidatud, vaid see tuleb arvuti mälust ekraanile. Ja see konkreetne näitus nüüd, mis selle ekraani peal on, siis The Walli peal, Samsungi ekraani peal, on siis loomulikult, noh jah, nagu ikka, meil film või pilt, eks ole, visuaalne ja ei ole kuskile prinditud, aga nüüd on see ekraan siis seal muuseumis olemas, et see on nüüd see uudis. Ehk nimelt siis on see esimene Baltikumis väidetavalt vähemalt sellises mõõtkavas, kui mitte siis ka veel suuremalt seda ala vaadata, et ta ei ole sugugi asi, mida igal pool näeks. Seal siis konkreetselt on tegemist 146 tollise ekraaniga, seda Walli saab modulaarselt konfigureerida, et on võimalik teda teha veel suuremaks, see maksimaalne suurus peaks olema veel 4 korda sellest suurem, nii et siis kokku 200, mis ta on siis 292 tolli on siis diagonaal, igaüks võib nüüd võtta joonlaua ja mõõta palju see on meetrites, see on ikka päris mitu meetrit. Nii et suurust jagub, heledustest siin oli ka juttu, 2000 nitti on siis see heledus, mida see The Wall suudab välja anda ja väga sellist kirgast värvi tõepoolest, et seda peab küll mainima, et ise nad väidavad, et see värv on kõik väga elutruu, aga minu arvates päris elus mina nii kirkaid värve pole kunagi näinud kui selle The Walli peal. Igal juhul on see pilt erakordselt värviline, erakordselt terav, erakordselt hele, selle konkreetse ekraani resolutsioon 4K. Saab ka siis laduda, kui nagu ma ütlesin, neid kõrvuti rohkem, siis ta muutub 8K-ks, aga resolutsiooni või ütleme piksli tiheduse mõttes siis sellele 146 tollile siiski rohkem neid piksleid ei mahu, nii et kui me võrdleme nagu tänaste OLED-teleritega, eks siis ilmselgelt ikkagi see mikro-LED ekraan, sul peab olema mingi üüratult suur kodu ja sa vaatad seda telerit siis üüratult kaugelt. Et kui sa vaatad tänaseid teleka resolutsioone, eks ole, siis me räägime 4K-st ja ekraanid on meil seal 10 tollides, eks ole, et seal ikkagi ekraan on kordades suurem ja ka siis 4K, nii et ta lähedalt vaadates ei ole ikkagi nii terav, ta on mõeldud siis kaugemalt vaatamiseks, aga seal ekraani peal siis nagu jah, kui me sellest sisust ka paar sõna räägime, võib-olla on kunstihuvilised inimesed, siis tegelikult iga nädal peaks seal see sisu muutuma ja see sisu kannab siis nime, ma kohe loen, kus see nimi on, üks ette, et ma siin ütlen kõik terminid õigesti, et sisu kannab siis nime näitus unelusmasinatega ja tegemist on siis AI ja inimeste koostööga, ehk ütleme, et inimesed on kasutanud oma töös kõvasti AI-d, kes on siis selle visuaalse poole sinna loonud ja see näeb välja üsna psühhedeeliline, vähemalt see osa, mida siis meie seal nägime, oli siuke kohati, ütleme huvitav, et igal juhul võib seda minna kindlasti vaatama, kellel on huvi, sest see on nagu dünaamiline, kogu aeg see muutub, need on tuntud nimed, tuntud kunstnikud, tunnistan, et ma olen selles mõttes nii palju kunstikauge, et mina neid nimesid ei teadnud, Milo Poelma, Frank Manzano ja nii edasi, võib-olla need kellelegi ütlevad midagi, et võite seda ekraani ja seda kunsti siis minna sinna vaatama, sest et mujal seda ekraani ei näe ja loomulikult on see ekraan tegelikult ostetav toode, nii et kui keegi praegu juhtumisi kuulab meie saadet ja tahab seda omale koju osta, siis võimalus on tõesti olemas, et selle konkreetse hind jäi sinna väidetavalt alla 200 000 natukene on siis see 4K 146 tolli. No see on see naljakas osa, ma tahan öelda. On olemas ka väiksem variant siis, mida tegelikult Samsung kommertslikult pakub, mis minu teada ei ole modulaarne, vaid ongi nagu ühes suuruses 110 tolline ja seda saab tellida Euroniks siis 2 nädalat läheb tarnega ja see maksab ainult €1 vähem kui 150 000. No see on see naljakas osa sellest uudisest, sest minu arust see on hästi kihvt muuseum, maailma tasemel popkunst, alates Banksist ja kõikidest teistest ka ja digitaalse kunsti osas. Ja see, et Samsungi ekraan seal on, see on ka üliäge ja see on, võiks olla väga uhkad Tallinna üle, et selline asi meil on. Mis on naljakas on see, et suvel oli väike siuke miniskandaalike peale selle, et seal on väga super eramuuseum,
riik andis sellele miski pärast 100 000 eurot, kuigi paljud teised muuseumid olid vihased, et miks nii heas korras muuseumile anda raha, kui palju kehvemad muuseumid on rahata. Nüüd näha on, et vähemalt pool seda ekraani on selle riigi toetusega saanud ostetud võib-olla, aga võib-olla ka muu rahastusega, et ma pigem oma nina sinna ei topi, et need rahaasjad on alati sellised, kus midagi rõõmsat ei ole vist rääkida. Jaa, aga tuleviku mõttes, kui me räägime sellest ekraanist, siis ega kurb ongi see, et see mikroleeditehnoloogia, kui Samsung on seda 4 aastat näidanud, ei ole tegelikult läinud väga palju odavamaks. Aga siin kohas ma meenutaks seda, et kui Eestis keskmine palk oli siuke 1000 krooni kandis, siis tulid müügil esimesed plasmatelerid, mis maksid 200 000 krooni. Nii et oli ka see aeg, ma arvan, et me oleme sabas punktis, et küll see mõne aasta pärast kättesaadavaks muutub. Väga õige, tehniline progress ei peatu. Küsimus ongi täna ikkagi selle koha peal, et me oleme nagu jõudnud sinna faasi lihtsalt, et need telerid, mis meil täna on kodudes, on enamike kodude jaoks piisavalt suured ja väga-väga head. Et praegusel kujul see The Wall-isugune tehnoloogia, ma ütleks, et ta kaugelt vaadates konkureerib pigem sellise suure ekraaniga, mis on maja seina peal, mida me kõiki oleme igalt poolt harjunud nägema, aga lihtsalt need maja seina ekraanid nad on kehvema resolutsiooniga, selles mõttes, et piksli tihedus on tunduvalt väiksem, aga visuaalselt ausalt öeldes, ega nüüd ei saaks öelda, et on nüüd väga suur vahe, kui sa vaatad sellist õues olevat maja seina ekraani, kus on leedid hõredamalt ja säravad väga eledalt versus see sama The Wall, mis on toas, mis on lihtsalt mõnevõrra piksli tihedam ja kahtlemata väga ilus, et lihtsalt selleks tõesti, et see ekraan sul nüüd kodus oleks, sul peab olema mingi erakordselt suur kodu ja sa vist pead siis seda telerit ka peaaegu et päikseprillidega vaatama, sest et ta ikkagi ta nagu kasutusvaldkonnana ei saab, aga siis tekib nagu küsimus natukene, et mis sa ta siis üldse ostad, et see tema ekraani vastupidavus on ka muidugi erakordne, et see on võib-olla üks pool ka, kus OLED-ide koha pealt ikka ju natukene seda nagu räägitakse, et kui hästi ta siis nüüd vastu peab, selle koha pealt on seal öeldud 150 000 tundi ja mingid 10 aastat. Just, et see sissepõlemist ei ole seal, eks. Vaata, tehnoloogia areneb ju niivõrd ruttu, et kas keegi ostab täna omale siis selle Samsungi ekraani ja teab, et järgmised 15 aastat ei pea ta midagi ostma. Võib-olla tõesti, see võimalus igal juhul on. Ja. Tegelikult siin on ka see aspekt, et see 2000 nitti, millest just rääkisid, oli mõni aasta tagasi nagu meeletult äge number. Siis kui me praegu vaatame siin selle aasta tipptasemel telereid, vahet pole, on see Samsung või Sony või LG või keegi kolmas, siis tegelikult isegi OLED-i eredus kipub minema sinna 2000 niti kanti LCD-l, isegi Hisensil ja TCL-il soodsamatel tootjatel on ta ka 2000 niti kandis juba, nii et tippklassi telerid ongi sinna jõudnud, eks ole. Aga nüüd selles küsimus, kus sul seda vaja on, siis mina arvan, et sellist eredust vajavadki need inimesed, kes sellist telerit ostaksid, ehk siis kellel on piisavalt suur korralik maja kuskil mere ääres, kuhu päike suurest aknast otsa sisse paistab. Siis on sul sellist ekraani vaja küll või sellist eredust ühesõnaga. Teine küll, kus on seda eredust kahtlemata vaja, on nagu HDR-pilt, eks ole, sest et teadupärast HDR-pilt vajabki nagu spetsifikatsioonide kohaselt juba tunduvalt suuremat eredust kui mingid 100 nitid, nii et jah, ma ei saa nagu öelda, et kuidagi nüüd halvustada seda, aga see piir jõuab ikkagi kätte meil, kus enam pole rohkem vaja varsti. Just, aga selles mõttes, et mina kirjutasin aastat 3-4 tagasi artikli sellest, kuidas mikroLED on tulevik ja kui me vaatame seda, mis vahepeal juhtunud on, siis ikkagi nii Samsung kui Apple, kui ma jään vastust võlgu, aga mingid firmad veel suured tegijad on selles tehnoloogiasse investeerinud miljardeid. Ühel hetkel peab see raha hakkama tagasi tulema, hinnad peavad hakkama alla tulema ja see kättesaadavus peab hakkama tekkima, nii et see on ainult aja küsimus. Nii on. Kes tahab siis ikkagi ise minna uurima. Minge muuseumisse, vaadake kunsti ja vaadake ka, mille pealt kunsti teile kuvatakse. Aga kuulame järgmiseks äkki seda, millised on Gleni muljed pärast seda, kui tema on kuulanud üht-teist uutest Jabra klappidest. Glen, millega on tegu Jabra Elite 10 näol? Tegu on Jabra kõigemate kõrvaklappidega. Klapp on vale sõna, need on siis nööbid, nupud, ühesõnaga need pisikesed juljad, mis käivad kõrva ja kus siis ühtki juhet küljes ei ole, nagu nad ikka on karbi sees. Ja ma ütleks kohe võib-olla esimesena kohe ära, et põnevust üldse mitte hoida pikalt, aga nad on üllatavalt head, et selles mõttes üks põhiline kriteerium on
kus ma nagu seda heli poolt olen alati hinnanud, need samad nööbid, mis siis kõrva tuleb pressida, need saavad kõlada põhimõtteliselt kahte moodi. Nad saavad kõlada väga hästi siis, kui sa paned nad omale väga hästi kõrva. Ja nad siis saavad kõlada väga hästi siis, kui sa ei pane neid omale väga hästi kõrva. Et kipub olema pahatihti, et enamik neist on selles kategoorias, et nad ei kõla väga hästi, kui sa ei saa seda kummijullat omale kuidagi hermeetiliselt kõrva. Ehk et väga tavaline on see paljude puhul, et sa paned nagu nad kuidagi ropsti kõrva ja see heli, mis sealt kostab, on nagu talumatult halb ja siis sa hakkad neid kruttima ja jahmerdama ja siis sa valid neid otsikuid, mis seal komplektis on, sest seal on alati ju mitmed otsikud ja siis lõpuks, kui sa oled kulutanud 10 minutit ja kõrvad on juba muutunud tumesiniseks, siis kostab sealt ka hea heli. Need jabrad on täpselt risti vastupidised, ehk et sa paned need lihtsalt täitsa suvaliselt kõrva ja nad kõlavad erakordselt hästi ja tüsedalt, mis on, ma isegi ütleks, et eelmised või mis iganes jabrad, mis ma olen seni testinud, mul ei ole nagu nii juhtunud, et midagi on nad nendega nüüd teinud, et ma ei pea üldse seda hermeetiliselt kõrva pistma. Seni ainsad sellised täiesti kõrva ükskõiksed nööbid, kui ma ei eksi, olid posed. Täpselt ka, posel oli küll suurem see otsik, et posel natukene oli seal sellist mingisugust kummijullandust rohkem, et ta nagu istus sul sinna otsapidi kuidagi kõrvaauk on nagu rohkem, et hoidis ennast mitte ainult sealt kuulmekanalist kinni, vaid kuskilt väljastpoolt ka. Ja posel oli ka täitsa ükskõik, kuidas seda asetada, ta kõlas hästi. Ma täitsa huvi pärast tahaks neid jabrasid kohe võrrelda praegu nende posedega, sest et see on nagu väga, väga hea esmamulje. Muidu on nad täiesti nagu ikka ühed sellised nööbid jabra puhul on, jabra on jäänud siiamaani kindlaks või siis oma disaini juurde, kus ei ole puutetundlikku seda, vaid on nupp selle õues väljas, eks ole. Kuidas mürasummutus on? Ma tahtsin sama küsida, kas aktiivne mürasummutus on nendel midagi eriti head? Nad ise ütlevad, et see on mingi 2 korda parem kui standardis. Varasemad jabra mürasummutused ei olnud väga head, olid okeid, aga mitte väga, väga head. No võib-olla see on nüüd koht, millest ma ei tahaks pikalt rääkida, sest mürasummutus on erakordselt halb, et ma mäletan, et oli üks mees nimega Glenn, kes ütles siin saates ühtede klapi kohta, et need on maailma parima mürasupputuse klapid. Need olid ka. Ja need olid minu teada, kas äkki ütlesid need AirPods Maxide kohta nii või? Need on tõesti hea mürasummutusega. Otsime selle saate arhiivist üles. Aga nüüd sa vaikid jabrade koha peal. Jaa, kahtlemata nööpidest on olnud väga hea mürasummutusega need samad posed, millest ma just rääkisin, need on väga head. Aga võib-olla see probleem tegelikult, miks need jabrad ei summuta hästi müra, ongi see, et puudub vajadus neid toppida omale sinna kuulmekäiku kuskile pea keskele. Et tegelikult, kui sa ilmselt omale nad nii kõrva ajad, et see kummijupla tõesti on erootiliselt, kui see kummijupla, kes tõesti on hermeetiliselt sinu kõrvakanalis, siis ilmselt summutavad nad ka aktiivselt seda müra paremini, aga kuna vajadus selleks puudub, siis ilmselgelt, kuna soundi lekib sisse ja välja, siis tõesti see mürasummutus, pigem on ta nagu marginaalne, ma lausa kasutaks sellist terminit, et ta võtab midagi ära, aga jah, et ta nüüd midagi väga palju ära võtaks küll, aga mis on see nüüd hea või halb, aga kindlasti oluline mainida, et nende jabrade heli kvaliteet on väga sõltuv sellest, kas aktiivrežiim on sees või ei ole. Ehk et kui sa ei kasuta seda aktiivset müravõimendust või mürasummutust, see müravõimendus on siis nii-öelda see, mis iganes hear through on ta vist jabra keeles, et sa kuuled siis ümbritsevaid helisid. Kui sa need välja lülitad ja jätad klapid lihtsalt offi, siis muutub ka heli väga kõhnaks. Nii et nad vaikimisi on üldiselt sees, aga tasub kindlasti seda meeles pidada, et kui keegi neid juhtumisi ostab näiteks ja ei taha seda aktiivrežiimi tarbida, siis ta ei kuule sealt ka normaalse kvaliteediga heli. Et igal juhul tasuks panna üks nendest aktiivrežiimidest siis kindlasti sisse. See hair through toimib igati hästi, et selles mõttes seal ei olegi, ta ei saagi halvasti toimida, kui esiteks klapid väga hästi müra ei summuta ja kui nad veel väliseid helisid sulle võimendavad ka, siis see pool toimib hästi. Ma küsin seda, et kas sa oled nüüd võrrelnud ka vanemate jabraklappidega nagu mugavuse, on sul olemas? Mul riiuli peal loomulikult ei ole, aga ma olen ju jabraklappe ikka kõrva pannud, et ma ei jään siin täitsa selliseks neutraalseks, et minu jaoks on nad täiesti normaalselt püsivad kõrvas, välja nad ei kuku, need nupud, mis seal väljaspool on, kes jabrasid on kasutanud,
kas siis teavad, et ei pea ju puudutama, vaid pead vajutama. Neid vajutusi saad ise üsna suures osas siis seadistada, saad ka määrata, seda vist isegi ei saa määrata ise, vaid see helivaljuse seadistus oli minu arvates kogu aeg niimoodi, et vasak pool siis pikk vajutus võtab heli vaiksemaks, parema poole pikk vajutus paneb heli valjemaks. See on ka kenasti kuularis olemas. Mis tal on siis võib-olla nagu tehnilise lahendusena selline, vähemalt paberi peal äge, on tal samasugune omadus nagu on Apple'i kuularitel see heliallika siis nagu paigal hoidmine, see või nagu spatial audio siis, et sa võid vaadata siis mujale ja siis, kui sa vaatad mujale, siis heli ei liigu koos sinu peaga, vaid heli jääb sinna, kus siis on justkui pildiallikas, et ta nüüd ei tea otseselt, kus on pildiallikas, aga kui sa lülitad selle sisse ja vaatad selle koha peale, kus on siis pildiallikas, siis ta jätab meelde nende asendisensorite järel või nende põhjal, et seal on see pildiallikas. Küll aga tuleb öelda, et kui sa lülitad selle režiimi sisse, siis tegelikult helis tekib üsna süke nagu siin mõtleks nagu natuke süke halva kõlaline, et mitte kasutada sõna rõve, tekib selline vannitoa kaja. Nii et ta lisab sellise vastiku efekti, nagu sa vaataksid natukene vannitoas oma filmi, mis mõnevõrra loob võib-olla mõne jaoks sellise siis kontserdielamuse, et siis sealt tekib teatavad ruumi kajad juurde ja kui sa siis selle funktsiooni sisse lülitad, siis aktiveerub see peaasendi järgi heli keeramine, eks ole, et sa võid selle alati loomulikult välja lülitada, see mingisugune kohustus ei ole, et see siis oleks sul sees, eks ole. Ja mida veel võib-olla praktilise koha pealt öelda, karp on selline täpselt, mis võib-olla ajab natukene närvi neid inimesi, kes tahaksid, et karp püsiks laua peal püsti, et sa saad panna karbi lauale, teha selle lahti või asetada karbi lauale, võtta sealt välja need nööbid. Seda sellega ei saa teha jabraga, sest karbi alumine pool on ümmargune ja püsti või saab asetada siis ta täpselt tagurpidi, ehk sest see gaas on kandiline. Kui ma õigesti mäletan, olid Sonyl vist ka ühed klapid sellises samalaadses karbis, et see alumises pooles, kus on siis laadija, USB-C pistik, see on ümar, nii et sa ei saa neid klappe. Juhtmevabalaadi on olemas või? Juhtmevabalaadimine on täiesti olemas ja juhtmevabalaadimine olemas väidetavalt, ma ei ole mingit stopperiga testi teinud. Aku peaks siin pidama vastu umbes 5-6 tundi, kui sa oled need ANC või aktiivrežiim on sees, saad karbiga laadida seal mingid mõned korrad, nii et siin nagu midagi erilist ei ole, on kerge veekindlus, IP57 koodekitest on toetatud täna AAC, SPC, APTX-i pole, aga nagu ma ütlen, heli kvaliteet ei sõltu absoluutselt sellest koodekist, et kui keegi tahab, siis alati peal settingutest minna ja lülitada sisse siis AAC, mis Android telefonide puhul on reeglina osakonnas HD. Nii et muidu on siis vaikimisi sees see SPC, lubatakse, et see uus koodek, kui ma eksi, oli selle nime vist LC3, mis peaks vahetama selle SPC siis mingil hetkel välja, et ka selle tugi peaks tarkvara uuendusega tulema. Aga veel kord need koodekitesse ma ei taha üldse ka kinni jääda, sest see heli on erakordselt mõnus, tüse, särav ja kõik head sõnad ka ilma nende koodekiteta. Nii et kokkuvõttes väga positiivne üllatus. Jabra äpp on ka muidu väga selge. Ma ei leidnud sealt enam seda personaliseerimist. Ma mäletan, et vanasti oli Jabral äpis ka selline kuulmise analüsaator, mis hakkas sulle mingisuguseid toonikesi kõrva piibitama ja üritas sulle luua siis sinu sellise personaalse mittekuulmise põhjal siis mingid profiile. Ma enam seda sealt siiamaani, ilmselt sõltub, mis klapid on, ma arvan. No vat, et igal juhul nende Elite 10 all võib-olla siis tõesti oli see kuskil nii nurga taga, aga ma ei saaks öelda, et ma sellest ka puudust tunneks. Seal on olemas 5-ribaline equalizer, hunnik veel selliseid või mis hunnik, aga mingi 5-6 sellist eelseadistatud režiimi ja mis on ka Jabradel varem olnud ja siit ka ei puudu mõnikord täitsa äge, et siin on ka valik selliseid igasuguseid taustahääli, stiilis ookean ja rahvamüra ja ventilaatorid ja mis iganes sellised taustamürad, et kuigi ei tahab need arvutidega tööd teha ja mingi kisa teda häirib, siis võib panna omale merekohina vulisema ja see ei pea siis minema seda kuskilt mujalt tõmbama, vaid see tuleb sealt äpist kohe. Et kõik palju plusse tegelikult ja ütleme siis ühe plussi veel lõppu, ma praegu viskasin pilgu peale veel sinna
sellistele andmetele, et ta on ka väga taaskasutatud toode. Nii et Jabra ise väidab lausa, et 75,7 on see imetäpne no ei olegi, protsent. saad ainult 3/3 monograam ja veerand. 3/3 saad, aga siiski muidugi ütleb ka samal ajal kohe selle lause teises pooles, et midagi siin vahetada ja parandada ei saa. Et kui aku on oma 500 korda täis ja tühjaks laetud, et siis on 80% sellest akust järgi ja kui sa veel seda edasi kasutad, eks see aku vastupidavus hakkab ajas langema ja siis tuleb need klapid ikkagi mingil hetkel tõenäoliselt ära visata. Aga see ei ole mingi erand. Ma arvan, et neid inimesi, kes oma kõrvaklappides või siis nööpides vahetaks akut, ma ei ole veel seni neid näinud, nii et ei saa ka seda vist kuidagi siis halvaks pidada. Nii et minu kokkuvõte on küll, nad on väga hea heliga klapid, aga nad ei summuta müra, kuniks sa siis tõesti seda omale kõrva ei kruvi. Nii et siin koha peal siis peate mõtlema, kumb on oluline. 250 euro eest saab osta. Kännukas oli see tore asutus, kes täna need mulle pihku pistis. Saab ka neid muidugi mujalt, aga selle raha eest saab head soundi. Ütlen see vahele ära, et miks ma küsisin seda, kas sa oled teistega proovinud, on see, et ma vaatan, et need otsad on mitte ümmargused, aga ovaalsed. Täpselt samamoodi olid ovaalsed Jabra T85 ja ma siiamaani oleks kasutanud erinevaid Jabra klappe ja hetkel kasutan igapäevaselt eelmise Elite 7 Prosid, siis 85 ovaalsete otstega tegid märgatavalt paremat häält kui need Elite 7 Prod, aga nad olid kõrvas kõvasti ebamugavamad. Ilmselt sellepärast nad olid kuidagi suuremad ja sellised vastikumad. Et ma mõtlesingi, et kumba nad meenuvad, kas nad läinud kompaktsemaks kui 85 või mitte, sa ilmselt ei mäleta. Seda mul on sulle sellise küsimusele ja ma tõesti vastuse võlgu. Nad on pigem ikkagi sellised pointsakamad sorti, vähemalt oma korpuse mõttes ka, aga veel kord, kuna neid ei tule nagu sinna kõrva pressida, siis kuidagi väga tundus see nende kandmine. Pigem oli võib-olla see külg, või pool, et tänastes klimaatilistes oludes paljud meist käivad juba mütsiga, siis võib-olla müts hoiab isegi mõnes mõttes rohkem kinni, kui nad jäävad sinna alla. Et võib-olla on seal see seda probleemi ei olnud, et mütsiga saisema hakkab või midagi nagu mõnedel klappidel on? Ja ma ei tajunud seda otseselt, võib-olla oli mul vale müts. Sa kunagi oled mingite puhul kurtnud selle üle? Ma olen selle üle kurtnud ja tõesti ma ka praegu nagu ei meenu mulle, et mingi tuulemüha mind oleks nagu tabanud nendega, aga tõsi, ma võin neid veel mõned päevad võib-olla spetsiaalselt nühkida mütsi all ja siis anda sellest ka väikse ülevaate, minna tuule kätte ja nüükima. Viskan siia vahele 2 asja veel, et üks on see, et see kommentaar selle mürasummutuse kohta, et nendel Elite 7 Prodel on niimoodi, et see aktiivne mürasummutus annab juurde üsna vähe, aga passiivne mürasummutus on üli hea, ehk kui sa klapid pähe pane, siis tegelikult ta juba nagu summutab paremini kui enamus teisi, kui sa saad selle korraliku siili ja see oli nendega väga lihtne saavutada. Aga teine kiire uudis, mida ma tahtsin öelda, mis otseselt ühtepidi puudutab Jabrat ja teistpidi Qualcommi, millest me just rääkisime, on see, et Qualcomm tegi ka lisaks nendele uutele telefonikiipidele tegi ka uued klappide kiibid, mis on maailma esimene protsessor siis just nagu selliste kõrvasisestele klappidele, mis lahendab ära selle, et ta töötab ka Wi-Fi'ga, ehk siis ta suudab anda high resolution heli kadudeta ilma kokku pakkimata, kui tarvis on, ja ühtlasi ka töötab Bluetoothiga, eks nüüd tulevad ilmselt järgmisel aastal hunnik kõrvaklappe välja, mis suudavad ka siis ühenduda üle Wi-Fi lisaks Bluetoothile. Ja seal partnerite nimekirjas, kes seda tegema hakkavad, on muu hulgas nii audiotehnika, Bose, LG kui ka Jabra ja FIO, nii et ilmselt tuleb teisi veel. Ehk siis selline läbimurre on toimunud ka selles maailmas. Et vanasti oli probleem selles, et Wi-Fi võttis nii palju voolu, et sa ei saanud väikesse klappidesse panna. Et see on nüüd lahendatud. Ma ütlen siia lõppu veel korraks ikkagi ära, kui ma ju helist alati räägin kuidagi väga metoodiliselt, siis seda puhku me jäin nagu terminites üldsõnaliseks ja võib-olla keegi on nüüd pettunud, et tegelikult miks heli mulle vähemalt personaalselt meeldib, et nad mängivad suhteliselt vähem sellist regiooni, mis asub seal 200-300 hertsi kandis, kui keegi teab, mis seal asub. Seal on selline natukene mudane, selline kõrgem bass, et seda mängivad nad vähem, nad mängivad neid madalaid basse rohkem ja nad mängivad ka suhteliselt säravat sellist keskriba, mis tõttu nii mõnedki muide hindajad, kes on neid nööpe kuulanud, on justkui pidanud isegi seda nagu miinuseks, et nad mängivad seda
seda kõrgemat bassi vähem, sest võib-olla sellised traadi armastajad, kes tahaks sellist nii-öelda sellist nagu sooja heli, võib-olla siis peavadki seda justkui nagu miinuseks. Nii et eks kõik on maitse asi, aga tänu sellele kostab sealt alati selline väga hea tüsebass, väga siuke särav kõrge ja vähem sellist mudast regiooni, mis siis väga tihti kipub seal 200-300 hertsi kandis ennast kavalalt peitma. Väga hea. Siis ma lähen siit edasi võib-olla niimoodi, et kirjutage ka kuulajate ja kuidas teie arvate neist, sest et kuulajakirjad on meil oluline rubriik ja mitu põnevat kirja tuleb meil nädalas ja ma praegu vahendaks nüüd järgmisekski ühte kirja. Meenutuseks ka teistele kirjutage meile digisaade@genius.ee. Alar kirjutas siis eelmise nädalal meile pärast eelmise nädala saadet, et me rääkisime e-teenusest, kuidas saab liiklusavariid vormistada nobedalt ilma paberit määrimata. Ta tegi meile 2 täiendust meie juttu. Esiteks oluline täiendus avarii.ee on siis domeen, et ei pea Google'i kaudu või liikluskindlustuse fondi kaudu otsima, avarii.ee on see domeen. Teine asi, mida minu testi näitel siis oli olukord, kus pidi inimesed olid 2 osapoolt samal nõul avariiluse süüdluse osas. Täitsime siis selle nii-öelda e-ankeedi ära, siis Alar kirjutab, et tegelikult ei pea olema üldsegi pooled kokkuleppele jõudnud, võivad olla ka eriarvamusel, kumb on süüdi, peaasi, et mõlemad täidavad selle ära ja saadavad kindlustusse. Ja kui inimesed pole viga saanud, siis politsei ei peagi kohale tulema, nii et isegi siis, kui te teise poolega, temal on isiklikud näited, Alar jagab, kuidas ta on ise seda niisest läbi teinud, ei saanud kokkuleppele teise juhiga, aga ei tahtnud oodata 3 tundi politseid, kuna see oli nii väikse tähtsusega väljakutse, siis tänu sellele e-teenusele sai asjad ära täita ja kindlustus tegi õiglase otsuse. Ja mina tahtsin veel lisada seda, kuna eelmine kord ei olnud siin selle vestluse juures, siis need inimesed, kes arvavad, et võivad selle ära unustada, mis see portaal oli ja teatavasti see avarii on selline suure stressiga olukordesse ja viitsid otsima hakata, siis kindlasti Androidi peal ja minu teada ka iPhone'i peal saab selle lehe laadida nii-öelda veebiäppina või panna endale koduekraani peale ühe kliki avatavaks shortcutiks või otseteeks, eks ole, et see on väga lihtne teha ja iseenesest teinekord on kohe kätte saadavad olemas telefonis põhimõtteliselt. See on ka hea mõte, jah. Nii, aga viimaseks teemaks, Glenn, mis sa arvad, kas me jõuame rääkida sellest, miks mul on silmas kipitavad toas ja üldse on kuidagi selline soe on küll, aga talvel ei ole mõnus? No sellest peakski rääkima muidugi pikemalt, aga tundub, et ilmad lähevad meil veel külmemaks ja kui me räägime sellest ka nädala pärast, siis on võib-olla isegi see teema veel ajakohasem, sest et täpselt siis peaks ka ilmuma digiajakiri, kus panin ritta taas kord, võib siis öelda, kas lausa üle 3 aasta, järjekordselt õhuniisutid, õhupuhastid, kõik need asjad, mis siis peaks talvel meil toas õhu tegema märjemaks, puhtamaks ja tervislikumaks. Mina arvasin, et see on see uudis, et võetavad õhuniisuti tööle ja kõik on korras ja jutt sai otsa 1 minutiga, aga novembrikuus lükkame siis õhuniisutite teema. Aitäh, et täna olite meiega. Tõmbame tänase saatele joone alla ja olge siis nädala pärast tagasi. Võtame ette kõik lahtised teemad. Kuulbett, alati mängus.